Jipp ja Janneke. Jannekesel on sünnipäev ja ta korraldab peo. Las ma kammin su juuksed ära, Jipp, ütleb ema. Sa lähed ju peole. No nii. Nüüd oled sa tõeline härra. Ja Jipp on ainukene härra sellel peol. Peale tema on veel 2 sõbrannat kutsutud. Tuba on nii ilusasti kaunistatud. Kõikjal ripuvad paberist laternad ja laua peal on suur tort küünaldega. Janneke on sünnipäevaks uue nuku saanud ja tüdrukud hakkavad nüüd sellega mängima. Jipil pole aga mingit tahtmist jälle nukkudega mängida. Ta tahab hoopis röövleid mängida. Ja seda ei taha jälle tüdrukud. Nüüd saab Jipp kohutavalt vihaseks ja haarab Jannekese uue nuku oma kätte. Ei, karjub Janneke, anna tagasi. Vastik poiss, karjuvad mõlemad sõbrannad. Ja siis hakkavad nad üksteist taguma. Ja nad kisavad kõvasti ja trambivad jalgadega. Jipi ema tuleb nende juurde. Mis siin toimub, küsib ta. Kas see on siis nüüd pidu? Rohkem nagu ahvipuur. See on Jipi süü, hüüab Janneke. Tema hakkas nukku kiskuma. Jaa, kõik on Jipi pärast, hüüavad teised. Ta rebib kogu aeg nukku. Tulge, ütleb ema. Me ei tulnud siia ometi kaklema. Me tulime siia lõbutsema. Nüüd hakkame midagi mängima. Hakkame pimesikku mängima. Ja see on suurepärane mõte. Kõigepealt on Jipp pimesik ja siis Janneke ja neil on väga lõbus. Aga kui Janneke rätiku silmade eest ära võtab, siis mida ta näeb? Küünlad tordi peal põlevad. Küünlaid on 5, sest Janneke saab 5-aastaseks. Kes nad nüüd ära puhub, küsib ema. Janneke, ütle sina, kes tohib küünlad ära puhuda? Jipp, ütleb Janneke. Ja Jipp lausa särab uhkusest. Ta puhub küünlad väga ettevaatlikult ära. Kõik 5 küünalt. Ja siis hakkavad nad torti sööma. Jultunud kajakad. Jipil on aias linnumaja. Siis kui väljas on külm, tulevad linnud sinna majakesse sööma. Seal on nende jaoks leivapuru ja pähkleid ja veel üks vana päevalill. Selle seest nokivad linnud seemneid. Kas me tohime lindudele veel leiba visata, küsib Janneke. Ja muidugi nad tohivad. Kumbki saab suure tüki vanaks läinud leiba ja siis lähevad nad õue. Nad puistavad leivatükikesi aeda, otse maja taha. Kõigepealt lendavad kohale varblased ja siis üks musträstas. Aga siis kuulevad Jipp ja Janneke äkki valju kisa. See kisa kostab õhust, sest seal on parv kajakaid, suuri valgeid kajakaid. Nad tulevad üha lähemale ja hirmutavad varblased lendu. Ja musträsta kihutavad nad ka minema ja tihased samuti. Ja siis söövad nad kõik leiva ise ära. Igavesed pahad linnud, hüüab Janneke. Jah, see pole kajakatest üldsegi õiglane, ütleb Jipp. Minge kohe siit minema. Ja Jipp hakkab kätega metsikult vehkima ja neid kajakaid peletama. Kajakad kardavad Jippi ja lendavadki minema. Tulge nüüd tagasi, varblased, hüüab Jipp. Tulge tagasi, tihased. Nad läksid minema. Aga ei, varblased ei tule ja tihased ka mitte ja musträstas ka mitte. Näed nüüd, rumalukene, ütleb ema. Nüüd ajasid sa linnud minema. Tulge ruttu tuppa, siis julgevad linnud ka tagasi tulla. Ning kui Jipp ja Janneke jälle toas aknalaual istuvad ja õue vaatavad, tulevadki kõik lennukesed õnneks tagasi. Ja söövad oma kõhukesed kenasti täis.